Tere tulemast Musta kassi Taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis on selleks nädalaks öelda. Nädal algab teil siin karikate 8-ga. Karikate 8 räägib sellest, et teil on selline tunne, et teil on midagi puudu, kuigi kõik väliselt on korras. Siis on seal hinges nagu selline nimeta igatsus. Tahaks teada, mis mul puudu on. See on umbes nii, nagu lähete poodi ja mõtlete, tahaks täna midagi head. Vot, aga mis see hea on, ma veel ei tea. Võib-olla siis, kui te teda näete, siis te saate aru, et vot seda ma tegelikult tahtsingi. Kas see on siis sink või on hoopis jäätis või on miski torditükk. Ühesõnaga, te saate seda, mis teil elus puudu on, teada siis, kui te temale otsa vaatate, te tunnete selle lihtsalt ise ära. Tema kõrval on müntide 2. Minu jaoks on müntide 2 alati tähendanud tasakaalu. Tasakaalu töö ja puhkuse vahel. Te võib-olla rabelete nii, et nina otsas on tilk, aga ei mõista, ei leia aega ja ei saa võib-olla arugi, et oleks vaja puhata ka, et mitte ennast ära tappa tööga, et mitte läbi põleda, et mitte tunda ennast nii väsinuna, et homme ei taha enam kättega jalga liigutada. Sellepärast tuleks leida alati ja igas olukorras ikkagi see tasakaal, mitte üle rabeleda ja muidugi ei saa ka siis lõpmatuseni puhata, et asjad tahavad ju tegemist saada. Siis tuleb keisrinna. Vaat keisrinna on minu jaoks maaema. Tema on, kuidas ma ütlen, tingimusteta armastus. Tema on läbi ja lõhki headus. Tema on nagu hoolitseb selle ees, et elu saaks jätkuda. Ta teeb kõik selleks, et mugav oleks elus, aga mitte nagu päris ta ei kanna kätel, vaid ta hoolitseb iseenda ja teiste eest, oma pere eest hoolitseb väga, hoolitseb kõikide lähedaste eest. Ta võib ka võõraste inimeste eest hoolitseda ja vaadata, et neil oleks ka kõik olemas. Et elu saaks jätkuda, selleks on meil ju põhivajadused, meil peab olema katus pea kohal, riie seljas ja toit laual. Et siis on enam-vähem kõik olemas. Milline see kodu või katus on, polegi nii oluline kui see, et ta on. Et ei ole päris lageda taeval. Suvel ju võime küll siin tilkida kusagil puu all või põõsal või mererannas, aga siis tulevad vähemalt Eesti kliimas, tulevad ka jahedamad ajad või mingid metsikud vihmavalingud, kus ei tahaks nagu 24/7 kuskil õues olla. Et see keisrinna on üks väga-väga tore naine. Edasi tuleb teil karikate baas. Karikate baas tahab olla armastatud. Ise armastada ja olla armastatud. Aga baasid tegelikult tulevad uudistega. Kõik baasid tulevad. Ja kuna karikate baas on meie mõtted, meie tunded, meie suhted samuti, siis tema, kas ta tuleb nüüd uudistega, võib-olla annab keegi teile jah või ei, olete kellelgi küsinud midagi selles vallas, et ta võib ka selle vastuse tuua, mida te küsisite. Aga ma ütlen seda, et te kas ootate nüüd midagi väga või igal juhul tunnete te ennast lõksus olevana. Kas ei ole see vastus see, mida te soovisite? Või ei ole aeg veel küps selle vastuse saamiseks? Või te arvate, et ei ole aeg ja et ei saa seda vastust? Ühesõnaga, te tunnete ennast lõksus olevana ja sellest räägib see mõõkade 8. See mõõkade 8 kaart on selline, et olete oma silmad kinni pannud. Teil on köidikud küll olemas seal kuskil ümber teie, aga need on väga lõdvad. Ja tegelikult ei ole lõksus. Sellepärast, et isegi kui te seda kassitaro kaarti vaatate, siis selja taga on teil tee vaba. Kui te oma silmad lahti teete ja köidikud maha raputate, siis te näete, et tegelikult ei ole te lõksus. Teid ei hoia mitte keegi kinni ja teid ei saagi mitte keegi kinni hoida. See on teie elu. See on teie elu, ainult teie oma. Teie teete ise otsused enda elu üle. Jah, ma saan aru küll, et kõik otsused, mis te teete, puudutavad ka teie lähedasi. Aga see on siiski teie elu.
ja teie eluohjad on teie enda käes. Nii et raputage oma köidikud maha, keerake ringi ja minge sinnapoole, kus te ennast tunnete turvaliselt, kus teil on hea olla. Seda teil on vaja, sellepärast, et siin alumises reas on teil tornikaart. Ja tornikaart on alati ebameeldiv üllatus. Ta ei ole selline üllatus, et keerab teile elu pea peale ja et nagu, ma ei tea, lähete tülli kellegagi täiesti tühjast kohast. No täiesti tühjast kohast. Ja enam ei lõpigi kunagi ära. Ei ole nii. See tornikaart on küll algus hirmutav, ta on ikka väga hirmutav. Ma tean seda omast käest. Aga kui see torni langemise tolm ükskord langeb maha, nii et siis te hakkate selgemini nägema. Te olete saanud, oletame, et see on tüli küsimus, võib olla mis iganes. Oletame, et see on tüli, te läksite kellegagi, võib-olla oma lähedase inimesega, hoopis hea sõbraga, läksite kohe nii tülli, et no täitsa lõpp. Kuidas üldse võib niimoodi käituda, mõtlete teie selle peale. Aga te saate oma suu puhtaks rääkida, mõlemad. Ja siis, kui see esimene, see tüli ja viha või pettumus mööda on läinud, siis tegelikult te olete parimad sõbrad edasi. See torni tolm on langenud, te näete asju selgemini, võib-olla mõistate ka seda, mida teile ette heidetakse. Oskate sellest mingeid järeldusi teha ja proovite edaspidi teisiti käituda. No mõlemad, ma ikka arvan, et mõlemad, ega siis üksinda ei saa nagu muuta midagi. Ikka 2 inimest on selleks vaja. Vot nii on selle torniga, et ta on hirmutav, aga teda ei tasuks tegelikult karta, sest lõppkokkuvõttes tuleb selle torni langemine teile kasuks. Te saate kas teadmisi juurde, näete olukorda kõrvalt, no igal juhul ei ole see üldsegi halb kaart, kuigi jah, ta on väga hirmutav. No vot, ja kui see torn on siis ära käinud, siis edasi tuleb sealt, see on mõõkade 4. Mõõkade 4 tähendab puhkamist, nagu päriselt puhkamist. Kui teil mingi mure on, siis visake see korraks kõrvale ja tegelege sellega homme või ülehomme, nii palju lükake edasi, kuni vähegi kannatab. Siis on teil juba mõtted selgemad, võib-olla on ka mingisugune visioon tekkinud, kuidas asi võiks laheneda või olla või mis iganes see põhjus on või mis iganes see küsimus teil on. Et puhake sellest samast probleemist. Astuge kõrvale, puhake lihtsalt. Vahest on ju nii, et sõna tuleb sõnast ja sõna tuleb sõna järgi ja see võib-olla pisikene märkus, mis ennem tehti, no ma ei tea, mille kohta teil aknad pesemata näiteks. See teeb sellise tüli majja täiesti, no kohe nii, et vaata, et koli või majast välja. Aga tegelikult ei ole ju mõtet nagu seal ajada vastu, siis läheb see vaidlus nii suureks, et tõesti tahakski ära minna hotelli ööbima, saa siukses kohas olla, kus ainult käib see mingi jaama. Ma tean ise ka, et aknad on mustad. Vot ja siis puhake sellest probleemist. Ma ei tea, sõitke ära kuhugi, kui see on kodune probleem. Kui ei ole, minge siis kusagile ka sellisesse kohta, kus te nagu ei mõtle selle probleemi peale. Lükake ta lihtsalt natukeseks edasi. Et kindlasti tuleb teil mõni hea mõte, kuidas selle probleemiga tegeleda. Vot selline nädal tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.